minu leivaküpsetustaaž on 3 aastat umbes, et siis kui ma jäin vanema lapsega koduseks, siis arvasin, et aega palju käes, et hakkaks õige proovima leiba küpsetada. Et juuretisi sain ma ema käest ja muidugi esimesed korrad läksid täielikult aia taha, siis ma juba olin nagu käega lõimas, et aitab, et on inimesed, kes küpsetavad leiba ja inimesed, kes ei küpseta, et mina ilmselt olen selline. Aga siis mõtlesin, et no prooviks õige veel korra ja proovisin, läks õnneks. Et ma olin väga kärsitu alguses, kui ma tegin, et ma ei lasknud kerkida piisavalt ja oli seal muid apse ka. Et siis läks juureti sallitama ja aga nüüd ma siis jah, teen umbes 3 aastat olen küpsetanud. Et olen proovinud ka erinevaid, et samamoodi tulnud linnaseo, teinud tumedamat leiba seemnetega, lihaga, ka kuivatatud puuviljadega, aga see praegune leib on täiesti tavaline rukkileib, millel on lisatud natuke täistere kaerajahu ja mis annab sellele leivale siukse mõnusat maheda maitse, et siin ta on. Ja, võib teha julgelt aplausi ka. Maret, ütle Maret, kas sinu jaoks leiva tegemine ja seal ütleme siis abivahendid, ennekõike näiteks ahi, kas sa oled erinevates ahjudes ka teinud, kas see on ka sinu jaoks selline oluline määrav faktor, et kui need esimesed leivad läksid natukene aia taha, täitsa okei, täitsa sobib, et kas sa oled erinevates ahjudes ka proovinud, kas seal on ka väga suur roll? Tegelikult ideaalis olekski hea küpsetada puuküttega ahjus nagu vanaema küpsetas, aga paraku mul endal sellist võimalust ei ole, et ma olen teinud elektriahjus, aga noh, nii on, aga muidugi sellist maitset nagu vanaema leival ei ole ma mitte kuskilt saanud. Et see on nagu super lapsepõlvest selline kuldne mälestus. Aga sinu puhul võime öelda, et siis tuleb ema leib. Praegu väga hea. Aga teeme aplausi meie 8. finalist Maret Tober. Ja ehk siis meie pere kodune rukkileib. Aga kallid žürii liikmed, pealtvaatajad, natukene kannatust, teie võite veel